Aiandushooaja alustamiseks tegelikult ongi ju parim viis alustada seemnete külvi ja taimede ettekasvatusega. Ühed esimesed seemned, mis peaksid meie köögiviljaaia jaoks mulda saama, on ju tšillid ja paprikad. Ja ajaliselt just selline veebruari teine pool, märts on väga sobilik, kui sul on näiteks kütteta kasvuhoone või sa hoopiski olete plaaninud tšillid ja paprikad istutada kas avamaale või näiteks suurtesse rõdukastidesse. Et ei tasu ka liiga vara neid taimi kasvama panna, sest tubastes tingimustes, eriti kui ei ole ka lisavalguse võimalust, võivad nad liiga suureks kasvada ja liiga välja vinida ja see tegelikult natukene juba mõjutab nende tervist ja nende saagikus ja nende tõeline potentsiaal, mis nendel sortidel on, ei pruugi nii hästi välja tulla. Ja kui sa alustad ka märtsis, siis tegelikult ei ole sa veel hiljaks jäänud. Kasutan täna neid hortikumi seemneid, siis mul on siin Zifi turbatabletid ja siis ma mõtlesin veel kombineerida omavahel neid Zifi turbatopse koos hortikumi külvimullaga. Aga hakkame siis otsast pihta. Siin on mul cayenne chili ja taaskord valin ma cayenne chili sellepärast, et tema on kõige sobilikum sellisele natukene laisalaadnikule, nagu mina olen, ja ka algajalaadnikule, kes tahab sellist esimest head positiivset kogemust saada. Ja cayenne chili on ennast kindlasti õigustanud ja ta sobib meie kliimasse sellepärast, et ta on ka keskvarajane. Et kindlasti sa saad selle saagiga kätte. Ja tema hea omadus on ka see, et tema kaunad ehk need viljad on väga mitmeotstarbelised, et nad väga hästi sobivad värsket tarbimiseks. Aga sa võid neid väga hästi kuivatada, et kui sa kaunad hiljem lõikad piki pooleks, siis nad väga kiiresti kuivavad ja seeläbi saad neid siis näiteks läbi talve oma toidus kasutada. Nii et kui sa alles alustad oma teekonda tšillide avastamisel, siis cayenne oleks tegelikult päris hea valik alguseks. Ja siis mul on siin 2 maguspaprikat. Üks nendest on siis California Wonder, kes on ennast väga laialdaselt kogu maailmas tõestanud üks juba päris vana sort. Ja tema hea omadus on ka see, et meie kliimas saavad need viljad valmis. Ja ta on ka selline kindla peale minek. Ja siis ma mõtlesin, et eriti vahva oleks, kui kõrval oleks ka üks kollase viljaga sort. Ja see on üks hübriidne sort Lyrica. Ja tema hea omadus on ka see, et on tõesti kiire kasvuline. Ja kui need viljad on ka juba moodustunud ja oma suuruse kätte saanud, siis need lähevad üsna ruttu ilusti kollaseks. Nii et kui sa tahad kindla peale välja minna, siis sellisel juhul on hübriidsete sortide valik väga hästi põhjendatud. Ja kui ma nüüd külvama hakkan, siis ma mõtlesin, et ma teen niimoodi, et ma panen paprikad nendesse turbatablettidesse ja tšillid siis natukene hiljem siia turbapottidesse. Ja mis mul siin oli, et kuna ma teadsin, et täna ma selle külviga tegelema hakkan, siis ma juba pool tundi varem panin need Zifi külvi alused valmis ja siin sees olid need tabletid ja siin hästi mõnusad väiksed kokku pressitud turbatabletid ja panin need sooja vee sisse paisuma ja lisasin siia alusele siis vett senikaua, kuni see vesi enam ära ei kadunud. Ja kui sa teed samamoodi ja juba on aega läinud mööda ja nad on hästi ilusti niimoodi ära paisunud, sellisteks mõnusateks pätsideks, et see kangas, mis siin ümber on, see annab ilusti järgi ja laseb sellel turbal paisuda, siis sa võid selle üleliigse vee siit põhjast lihtsalt ära valada, et seda ei maksa siia jätta. Ja kindlasti juba kasuta sooja vett, et kui seemned üldjuhul, kui nad on niimoodi kenasti suletud pakendites, külma ei karda, aga tšilli ja paprika puhul, et kui me neid juba nagu külvama hakkame ja me tahame, et see seem ilusti idaneks, siis igasugune soojus on väga teretulnud, et samuti siis juba võid soojemat vett kasutada. Zifi turbatablettide juures on see, et neid saab osta ka koos sellise väikse toakasvuhoonega. Et kohe näitan ka, kui külid ära teen, et see käib nii kenasti siia peale, et see aitab siis seda niiskust ka siin hoida kenasti. Ja kui sul peaks ka olema lemmikloomi või väga uudishimulikke lapsi, siis see natukene võtab sellise esimese uudishimu tagasi. Ka kui sa lased nendel turbatablettidel paisuda, ja kui nad on juba suuremaks läinud, et ära kohe külvama hakka, et las ta ikkagi paisub korralikult täis, et muidu sulle tundub, et ta on täis paisunud, et on vett täis ja ilusti niiske, siis tegelikult võib siin selliseid kuivi kohti jääda, mida sa ei märka. Aga üldiselt kuskil sellisest 30 minutist juba piisab. Ja neil on pressitud sisse ka juba selline külviauk, aga kuna meie paprikaseemned on natukene suuremad, siis ma siin puupulgaga natukene käin nad üle. Ja mis on veel oluline, mida ei tohi ära unustada, aga ma tean, et mul endal vahel ikkagi juhtub, on vaja varuda selliseid silte. Et isegi kui sa alustad oma hooaega paari külviga
siis ikkagi vaata, et sa need sildid juurde paned, sest et kui tegemist on juba kirgliku aednikuga, siis neid tuleb lõpuks väga palju ja pärast on lihtsalt endal ka raske järge pidada. Aga mina kasutan neid plastiketikette ja ma panen nad iga selle idaneva taime juurde ja koos selle plastiketiketiga ta läheb tegelikult ka välja oma lõplikule kasvukohale ja võtan siis need välja siit seemned ja ma võtsin endal korraks appi ka ühe aluse, kui ma need seemned siit välja valan. Kirjutan siis siia etiketi juba valmis endale. Paprikad ja tšillid, nemad vajavad natukene rohkem aega idanemiseks, et kui sa oled juba harjunud näiteks salateid, maitsetaimi või tomateid külvama, siis nemad paprika ja tšilliga võrreldes ikkagi idanevad nagu päris kaua. Ja kuna sellel pakendil oli märgitud väga kõrge idanevus, siin taimepassi kõrval on see 92%, siis mina lähen kindla peale välja ja panen igasse turba auku siia ühe seemne. Turbatablettide puhul peab seda ka teadma, et see on puhas turvas ja siin toitaineid kaasas ei ole. Nii et kui sinu taimed on juba kasvama hakanud ja on juba jõudnud ka endale päris lehed kasvatada, siis sa võiksid mõelda ka juba natuke nende väetamise peale. Ja kui sa juba märkad ka hoopiski, et need lehed hakkavad natuke kollakaks minema, siis kindlasti tuleb vaadata väetamine üle. Ja kuna need on suured seemned, siis ma natukene ka katan neid siit. Et neile meeldib, kui nad on natukene kaetud. Ja sinna samasse ma panen kõrvale ka selle California Wonderi. Kui sa tahad nagu päris kindel olla ja natukene ka sellist idanemisgarantiid endale teha, siis sa võid panna igasse auku ka 2 seemet. Ja kui juhtub tõesti nii, et mõlemad seemned idanevad, siis lihtsalt võid kõrvalt nõrgema ära näpistada. See lubab siis sellele alles jäänud taimele piisavalt sellist ruumi kasvamiseks, et ei ole sellist nagu konkurentsi. Punase paprika ma panen ka kiiresti siia kõrvale. Nii lihtne tegelikult ongi, et see on ka tegelikult nende Jiffy toodete mõte, et seda külvamist oleks tore ja lihtne teha. Tšilli ja paprika seemned ei vaja idanemiseks valgust. Küll jah, nende seemnetele meeldib, kui nad on mullega kaetud, et siis nad saavad aru, et okei, mind on nüüd kasvama pandud. Ja võid nad viia siis sellisesse soojemasse kohta, et soojus neile kindlasti meeldib ja see võib isegi nädala võrra seda idanevust ettepoole tuua. Aga nii, kui ta oma nina välja pistab, siis vii kindlasti nad valgesse kohta, sellepärast, et kui sa lased nendel idanenud taimedel välja venida, siis tegelikult see juba hakkab selle taime edasist käekäiku mõjutama ja hiljem ka sellist välja veninud taime on raskem ka istutada. Teine mõte, kuidas ma seda tšillit plaanisin külvata, siis ma mõtlesin kasutada neid turbatopse. Ja see on samamoodi selline hea võimalus natukene keskkonnasõbralikumalt toimetada, eriti kui sa tahad plastiku, just ühekordse plastiku kasutamist oma aias vähendada. Ja siit all on mul Rihvi üks külvialus ja teda ma olen tegelikult hoidnud juba hästi, ta on natukene muljuda saanud, aga mul on ta juba eelnevatest hooaegadest kasutuses. Ja tema puhul on ka see tore, et ta on nii kompaktne, et teda on ka üle talve lihtne hoida, et talle on see gaas maab täpselt siia sisse. Ja see hoiab hästi sellist niiskust ka. Ja külvi puhul kindlasti on see niiskust tähtis, et ta ei tohi läbi kuivada. Ja nende turbatablettidega, topsidega on selline lugu, et neid võid sa kasutada ka pikeerimiseks või et näiteks kui sul selles turbatabletis on taim järjest idanenud ja on näha, et juure otsad on alt otsast väljas, et on vaja suuremas topsi panna, siis võib ka nendesse ümber istutada. Selleks külviks ma kasutan siis Horticumi külvimulda. Ja külvimulde erineb teistest muldadest peamiselt selle tõttu, et tema see struktuur on hästi peenikene ja seal sees ei ole suuri tükke. Nii et kui siia seeme seal idanema hakkab, siis ta saab sellise hästi hea kontakti selle mullaga ja samas on tal nagu hästi hea kohe oma esimest juurt ja teisi juuri sinna sisse ajada, nii et võime natukene mõelda selle peale, et tegelikult ettekasvatusel me lihtsalt ei kasvata ka taimi, vaid me kasvatame neid juuri, mida meil siis hiljem on vaja selleks, et me saaksime selle saagi, mille jaoks me siin üldse praegu toimetame. Ja teine omadus külvimulla puhul on see, et tema
väetisfoon on hästi madal. Et kui sul on selline muld, kus on rohkem väetist sees, mis on mõeldud juba suure taime jaoks, kellel on näiteks juurekava ilusti välja arenenud, siis külvamise jaoks see ei sobi, sest selline kõrgem väetamine tegelikult mõnikord lausa ei lasegi sellel seemnel üldse idanema hakatagi, või kui ta peaks idanema, siis tema juured ei arene absoluutselt välja ja igasugune muu järgnev areng, selle võib täiesti ära unustada. Ma võtan selle turbatopsi ja temal ei pea all auke olema, sellepärast et see materjal ise hakkab niiskust reguleerima ja laseb sellele liigsel niiskusel ka ära minna. Ja ma lihtsalt täidan need topsid mullaga. Ja ma täidan need topsid selliselt, et mul jääb siia ülemisse äärde vaba ruumi kuskil sentimeeter umbes, et see lubab mul siis seda topsi kasta, siis kui see taim on juba ilusti siin idanenud, et see vesi läheb alguses siis mulla peale ja siis valgub siit laiali. Mida veel tuleks silmas pidada nende turbatopside juures on see, et kui sa nad siia aluse peale paned, siis jäta kindlasti nende vahele ruumi, et need külvitopsid on sellised, mis tahavad, et õhk pääseks neile ligi. Nii ma teen väiksed augud endale ette. Ja kui sa külvimulda ka muidugi paned, eks ole, siis alati katsu, et oleks selline paras niiske, et sest sa võid jällegi sellist aedniku testi teha, et kui sa pikistad seda, siis see vett nagu välja ei tohiks voolata, et siis ta on selline paras jagu. Aga kui sa kohe nagu jõuga pikistad, siis midagi sa võid tunda, et niiskus siin sees on. Ja kui sa lahti jätad selle käe, siis ta nagu natukene teeb sellise sinu peopesa kuju, aga ei pudise kohe laiali, aga samas ei jää ka nagu nätske tükina. Nii et see on selline aedniku test, mida võid ka proovida, et kas sinu külvimuld on parajalt niiske. Ja kui ta ei ole niiske, siis loomulikult niisuta seda ja lase tal natukene seista, et ta siis jällegi tõmbaks ennast vett täis. Kui sa külvad liiga kuiva külvimulda ja kui sa seda kastma hakkad, siis võib juhtuda selline asi, et see kastmisvesi võib viia selle seemne kuhugi väga-väga sügavale või väga-väga valesse kohta, kuhu sa seda külvata ei tahtnud. Et kui seeme satub ka liiga sügavale, siis ta hoopis arvab, et ta on maha maetud ja samuti ta idane. Ma panen siiski kaks seemet igasse auku, natukene panen mulda peale. Ta ei tohiks nüüd sügavamale kui kuskil sentimeeter jääda. Ja kui sa neid turbatopse kasutad, siis arvesta sellega, et algusel vajab rohkem vett, et mitte ainult siis see külvimuld, vaid see tops ise ka tahab ennast vett täis tõmmata. Kuna see külvimuld oli niiske, siis ma ei pea kartma, et see kastmisvesi selle seemne kuhugi väga-väga-väga sügavale viib. Ja kui sa tunned, et su käsi ei ole piisavalt kindel, et seda kasta, siis kõige lihtsam ja kindlam variant on võib-olla hoopiski seda pritsipudelit kasutada, et tee nii, nagu sul endal mugavam on. Ja muidugi tuleb siia siis sort ka juurde panna. Ja samamoodi selle kaane siia peale hoiab eemal minu väga uudishimuliku kassi ja samas ta hoiab siis seda niiskust kenasti. Ma viin nüüd soemasse kohta ja eks ma siis käin neid piilumas. Minul on nüüd esimesed külvid tehtud oma köögiviljaia jaoks ja ma loodan, et sinagi said siit natukene innustust ja pealehakkamist juurde, et samuti oma aiandusooajaga algust teha. Toredat aiandamist!